Aga lähme siis natuke asjalikuks treeningust ja kogu sellest korraldusest alguseks teile. Aga viisakas on nagu alustuseks tegelikult tutvustada. Ja ma tutvustan ennast teile ka sellisel viisil, et üks osa on sellest, mida me teeme, igasugu asju teeme, aga see, kes me oleme, sinna on palju raskem küsimust vastata, ma tean. Kes ma olen, mis ma teen teiega? Ma olen ettevõtja, ma olen olnud tänaseks ligi 20 aastat ettevõtja ja valdavalt olnud siis kinnisvara valdkonnas. Viimased 6 aastat ma olen õpetanud loovust, ärilist loovust, juhtimist, ettevõtluskõrgkool Minor, läbinud minuga koos üle 100 üliõpilasi, ma ei tea, mul on ühes aastas kusagilt 150-160 üliõpilast ja peamised teemad on loovus ja juhtimine. Ma olen isa, ma olen 3 pojale ja 2 tütrele isa ja 1 abikaasale. Ja siis ma olen blogija, ma olen kirjutanud tänaseks üle 450 loo ja alustasin kirjutamist aastal 2012. Ma kirjutan sellest, mida ma märkan ja valdavalt sellest, mida ma märkan, on siis seotud kas siis loovuse, õnnestumise, ebaõnnestumise, hirmuga ja ettevõtlusega. Ja ma olen kirjutanud sellise raamatu nagu Vabaduse hirmutav võimalus, mis võiks inspireerida, et see olen mina. Ja miks ma neid challenge'id teen? No, see on veel huvitavam. Ma teen seda sellepärast, et tegelikult see aeg, kus me praegu elame, on täis väljakutset. Ta annab nii piisavalt väljakutset ja mulle tundub, et me vajame täna abi. Me vajame üksteise toetust selleks, et seda väljakutset ületada. Ja ma teen tegelikult selleks, et anda inspiratsiooni ja oskust ja teadmist avada. Ja teha üks samm lähemale sellele, kuhu sul on vaja. Ja ma olen aru saanud, et vahest me jääme üksi oma ideedega ja oma mõtetega ja siis ongi vaja kedagi, kes aitab sul ühe sammu lähemale teha, selle sinu oma asjale. Ja mis mulle veel meeldib selle loovuse kontekstis on tegelikult see sama teema, et kasvatada sissetulekut. Ma olen kuulnud inimesi, kes ütlevad, et raha ei ole tähtis. Aga siis, kui minnakse koos õhtusöögile ja keegi peab hakkama arvet maksma, siis millegipärast on raha jube tähtis. Ehk siis kui me räägime ka loovusest, siis me räägime ka sissetulekust. Nii et loovus ja sissetulek on omavahel seotud. Nii et ma ei tea, kui see sind vähegi kõnetab, anda sulle loovuse jaoks avatust või aidata sul avaneda. Teine on see, et inspireerida sind tegema oma asja, mis iganes see sul on. Nii, 2007, 2008, 2009 oli kinnisvara suur kriis ja nagu ma ütlesin, ma olen kinnisvara sektorist ja teate, ma võin teile öelda, et ma töötasin ennast põhja. Ja see tähendas seda, et ei ole mingit loovust ja kus ei ole loovust, ei ole põhjas, ei ole loovust. Ja eriti, kui sa oled masenduses või kui sa oled natukene kurvameelne või ka ütleme siis selline piisav ärevuse sees. Ja mida ma olen pidanud õppima selle 12 aastaga sealt tänaseni on see, et kuidas õppida nagu avama ennast, eriti ajal, kui sa oled ärev. Kui keegi teab, mis on ärevus, häire, siis mina tean. Ma olen pidanud sellega hakkama saama mõnda aega. Mul oli päris tükk aega raskusi tunnistada iseendale, et mul on ärevushäire, mul on probleem, aga ma olen õppinud sellega toimima ja ma võin läbi selle ka täna aidata sul näha, kuidas avada ennast loovusele. Okay? Teine pool on see, et ma arvan, et sa oled teinud õige otsuse, et sa oled siin sellepärast, et mul on tegelikult selle nädalaga võimalus sind aidata üks samm loovamaks. Ja läbi nende tehnikate, läbi selle frameworki või ütleme selle mudeli, mida ma sulle ka õpetan, hakkad sa järsku nägema asju, mida sa enne näinud. Ja see on ka üks põhjus, ma arvan, miks sa peaksid olema maksimaalselt kaasatud. Üks palve on see, et ma loodan, et meie seas ei ole pealtvaatajaid, vaid kõik on all in, täiega kaasas, ehk siis sa osaled siin maksimaalselt. Muidu sa ei saa kõike kätte. Ja tead, sul on vaja natukene mind usaldada. Võib-olla isegi väga palju. Okei, Elari, aga ma ei tunne sind. Kui sa otsustad usaldada, mina luban sulle mina ei kuritarvita usaldust. Aga see teine pool on see, et see, mida sul saada, on palju rohkem kui see, mis sul on kaotada. Nii et mis see siis on? See on avatus. Avatusega kaasneb selline asi nagu haavatavus. Okay? Haavatavus on midagi sellist, mida me väga ei tahaks teha, sest avatuse vastand justkui oleks kinnisus. Aga haavatavus on midagi, kus sa lubad kellelgi oma ellu rääkida. Ütled, okei, ma kuulan. Ma olen õppinud ühte asja, et kui sa tahad areneda või kasvada edasi,
siis sa pead, ütleme siis minna sinna seisundisse ja ütleme, et okei, räägi. Ma kuulan, aga kinnine inimene ei kuula. Kinnine ütleb, et ma tean Elari ise. Hakkame teekonnaga pihta. Lähme juba edasi. Mina olen põhjendanud, miks mina siin olen. Miks sina siin oled? Ma loodan, et sa oled siin selleks, et luua midagi enda elu jaoks ja nende jaoks, kellest sa hoolid. Ma loodan, et sa oled siin selleks, et õppida oma loovust kasutama. Selleks, et tõsta oma sissetulekut ja selleks, et teha midagi ägedat ja kihvti järgmiseks. Ma loodan, et sa oled siin sellepärast, et sa oled tegelikult liider. Et sa ei ole üldse niisama istuja, vaid sa tegelikult hoolid sellest, mis su ümber toimub. Ja kui sa oled sellepärast siin, siis ausalt öeldes ma juba tervitan sind, õige koht, siis tuleb lihtsalt hakata juhtima. Aga läheme tänase esimese teema juurde. See esimene teema on tegelikult mõne inimese jaoks ülimalt pehme, aga nii oluline. Kui me räägime loovusest, siis me räägime avatusest. Loov mõtlemine ei toimi suletud annumas. Ta vajab avatud pilti. Ta vajab seda, et sa oled võimeline nägema takistustest kaugemale. Mis on takistused? Erinevad mõttemustrid, aga ka kogemused. Okay, kuidas ma näen oma kogemustest kaugemal? Need on kõik väga keerulised. Need ei juhtu üleöö, ma annan aru. Aga kui me räägime loovusest, ei saa me rääkida ilma avatusest. Kui mina räägin loovusest, siis ma räägin seda teiste inimeste kontekstis. See tähendab, et loovus on midagi, mis sul on selleks, et aidata teisi inimesi. Kui sa hakkad nägema loovust millegi sellisena, et see on teistele inimeste jaoks nagu kasutada, siis sa hakkad nägema, esiteks hakkad seda nägema. Mina ei arva, et loovus on iseenda jaoks ainult, oma elu, ma ei tea, huvitavaks, paremaks tegemine. On erinevad loovteraapia, ütleme siis, võimalusi ka ennast aidata. See kõik on okei. Kui ma täna räägin loovusest ja avanemisest, siis ma räägin pigem seda, kuidas teha seda kellegi teise jaoks. No kelle jaoks? Sellest me räägime ka see nädal. Kes võiks olla need inimeste grupp või sihtgrupp, kelle jaoks sa saad oma loovust hakata paremini praktiseerima. Ja siin me räägime kas või siis ettevõtlusest või vabakutselisusest või millest iganes. Nii et teiste inimeste aitamiseks. Loovus otsib teisi inimesi, keda ma saaksin aidata, keda ma saaksin toetada. Aga nii, et loovus vajab avatus. Avatus vajab mida? Ta vajab seda, et sa oled valmis olema haavatav. Okei, aga Elari, mul on paks nahk. Ma olen elus kasvatanud omale paksu naha. Paksu nahal on ainult üks probleem. Ta ei lase mitte midagi sisse ja ta ei lase mitte midagi välja. Nüüd, oletame, et ei ole paks nahk või on paks nahk, siis ma tahaksin rääkida sellest paksust nahast läbi. Okei, kuidas see käib? See käibki sammhaaval, see käibki nii, et kõigepealt ma küsin su käest täiesti ulmelise küsimuse ja see on see, et millest sa unistad. Okei, millest sa unistad? No, Einstein on ilusti seda öelnud, et ta ütleb, et unistamine on tähtsam kui teadmised. Võib-olla siin teie seas ka mõni inimene, kes vaatab mind praegu suurte silmadega ja ütleb, et okei, Elari, aga anna meile teadmisi. Ma tahan teadmisi. Andke nüüd andeks, aga te kõik olete üleharitud. Te olete absoluutselt suurepäraselt haritud. Te teate maailma keskmisest inimesest kõike palju ja mitu korda rohkem. Me oleme teiega Wikipedia ajastu lapsed. Me teame täpselt, mis, kes, kus. Ja kui ma räägin lihtsalt kellegi ja küsin, et okei, ütle mulle, millest sa unistad, siis mul kunagi nagu oli... Keegi ütles mulle isegi lausa niimoodi, tead Elari, mina ei unista ammu enam. Mina olen 2 jalaga maa peal inimene. Ma olen ratsionaalne inimene. Mida mõtles Einstein selle all? Mida mõtles Einstein selle all, kui ta ütles, et unistamine on tähtsam kui teadmised? Ta mõtles selle all seda, et unistamine on piiramatu, ehk siis ta ei ole piiratud, aga teadmised on alati piiratud. Kui sa valid kõik mis valdkonna, kus luua midagi, siis su teadmised on piiratud. Oletame, et keegi tahab teha filmi, keegi tahab teha lastele mingisugune eriprogrammi või mingit muud või kirjutada raamatut, siis su teadmiste hulk on väga sageli piiratud. Nüüd, mis ei ole piiratud ideaalis, on täpselt seesama unistamine. Okei, kes meist ei oleks võimelised alternatiivset homset ette kujutama? No kujuta ette, sul on garaažis imeilus auto. Eks ole, või su elus on midagi muutunud, täiesti kategooriliselt, 100% sa küsid, eks ole. No seda sa suudad ju ette kujutada praegu, sa saad luua selle pildi oma sisemaailmas.
ja sisemaailm on ju oluliselt suurem kui välismaailm. Pane korra silmad kinni ja näed, kuhu tahad. Ja sellepärast ma aeg-ajalt mõtlengi nii, et vaadake, fantaasia või ka unistus on kõige suuremal määral ise või ütleme enesest mõistetavaks tehtud. Fantaseerimine on ise eneseks mõistetavaks tehtud, aga sellel on tohutu jõud. Mulle tuleb meelde üks lugu sellest, kuidas Walt Disney, Walti naine Lillian avas Orlando Disneylandi ja siis nad õhtul olid seal, see Lillian koos oma sõbrannaga vaatasid seda uhket suurepärast Disneylandi ja siis see sõbranna ütles Lillianile, ma soovin, et Walt oleks seda näinud. Ja Lillian ütles selle peale, aga Walt nägigi ja sellepärast see on siin. Teisisõnu, see, mida sa ette kujutad, see, mida sa tahad, algab mitte kuskilt mujalt kui sinu unistusest. Ja kui me räägime sellest, et me tahame luua midagi uut või me tahame alustada millegi uuega, siis ausalt öeldes teadmistest on väga raske alustada. Vaata, kui ma täna saaks suga kokku küsiks, aga mida sa päriselt tahad? Ma ei küsi su käest, mida sa tead. Ma küsin, mis sa tahad, millest sa unistad. Ja võt, alustakski sellest, et unistamine on kogu selle loovuse nagu see esimesi selliseid ülesandeid. Loovus vajab unistust. Ja nagu ma ütlesin, loovus on midagi, mis on sinu oma. See on midagi, mis sulle on antud, sind on loodud looma, sa tahad või mitte, aga mis on loovus? Loovus on oskus ja võime luua lahendusi. Et võib-olla mis sinu jaoks see esimene samm siit eneseanalüüsi vaates on see, et sa mõtled natuke sellele, et millest sa unistad. Aga ma loodan, et sa unistad. Mõned inimesed ei võta üldse aega unistamiseks, mõned inimesed unistavad ainult. Okay? Aga ma ei lähene praegu sellele sellisest vaates, ma lähenen sellele, et kui me räägime avatusest, siis avatus saab alata sealt, et sa kõigepealt pead hakkama nägema seda alternatiivset võimalik. Me peame unistamisest liikuma edasi selleni, või selle, mida me nimetame loovuseks, on vaja teatud mõttes keskkonda või tal on vaja seda nagu struktuuri ümber. Iga asi, mis meie elus tegelikult hästi toimib struktuuri sees. Meile küll räägitakse, et sul on vaja, ma ei tea, igasugu sorti vabadust, aga kui mina olen oma lapsi kasvatades näinud, siis lapsed kasvavad kõige paremini, kui neil on süsteem. Ma võin juba ette öelda, et kõige paremini aitab minu ärevust kontrolli all hoida süsteem. Kui mul on päevaplaan ja ma söön hommikut. ma ütlen alati, et sööge oma freaking hommikusöök ära, sealt hakkab kõik pihta. Aga iga hommik. Teine asi, mis aitab, on tee oma voodi ära. Iga hommik. See on üks põhilisi asju, kui sa tahad edukaks saada, tee oma voodi ära. Okei, aga kuidas voodi tegemine? Sellepärast, et iga väikse asja ära tegemine annab sulle teatud kindlameelsuse. Kuule, kui sa vaatad oma tehtud voodit, siis see on ikka päris ilus. Ja tegemata voodi väljendab väga sageli inimese sisemaailma ja ärevus seda teeb. Ta püüab sind panna liikuma mis iganes suunas ja seda ma ei lase. Vaikimisi ta tahab minna. Ja et mida me siis vajame teiega? Me vajame struktuuri, süsteemi. Selleks, et sul loovus saaks hakata ükskõik mingisuguse ägedas suunas voolama, vajad sa süsteemi. Eesti keeles on selline väljend, võta ennast kokku. On kellegile öeldud, võta ennast kokku. Kui sa oled parasjagu, ma ei tea, mida teinudki, võta ennast kokku. Sul on vaja süsteemi, kus ennast kokku võtta ja ma räägin sellest järgmiseks. Okay? Esimene asi, kus me saame rääkida loovusest, süsteemist, on see, et mida vajab siis loovus. Need on eeldused. Ma nimetan siis loovuse eeldused sulle. Ja need on esimene asi, mida sa vajab, on optimism. Okei. Kas midagi asjalikumat ka tuleb? Optimismi on vaja. Mis asi on optimism? Ta ei ole sama, mis on positiivism. Optimism ei ole see, et sa vaatad peeglisse ja ütled, olen tiiger, olen tiiger, olen tiiger. Optimism on võime näha lahendusi üle takistuste. Optimism on võime näha lahendusi üle takistuste. Ehk siis sa näed midagi. Sul on väljakutse ees, sul on tõsine mure ja sa näed üle sellest, sa vaatad läbi sellest.
On optimistlikud inimesed, kes millegipärast näevad kogu aeg kõigest läbi. Okei, tal on nii raske ülesanne, tal on nii keeruline, aga ta näeb läbi. Nüüd optimism on midagi sellist, mida see inimene omab. Hea uudis on see, et optimism on hangitav ja õpitav. See ei ole midagi, mida nimetatakse õnnesärgis sündinud. Vootu, tema on kogu aeg happy, tema on kogu aeg rõõmus, tema on optimistlik. Ma ei tea, mida ta süstib ja mida ta joob ja mida ta sööb. Optimism on õpitav ja ma annan teile ühe tehnika, mis aitab teil optimismi kõige paremal viisil kasvatada. Ja see on, kirjutage üles iga päev 5 asja, aga see rõhuasetus on iga päev. See on nagu arsti retsept 5 korda päevas. Palun võtke sisse 5 korda päevas. Kirjutage üles, mille eest te olete tänulikud ja selle tänulikkuse taga on arusaam või tekib arusaam, kuidas loovus üldse toimib. Stressi või kinnisuse taga või ärevuse, ma ei tea, järgimise taga või selle minemise taga ei ole loovus. Tekib tegelikult hoopis järgmine tasandi, selle nimi on hirm. Aga sellest räägin pärast. Kas te kujutage ette näiteks, te olete 365 päeva teinud seda praktikat. 365 päeva kirjutanud üles endale 5 asja iga päev. Te olete hakanud nägema neid asju, mida ennem ei näinud. Te hakkate vähem võtma asju ise enesest mõistetavalt. Ja on tekkinud optimism. See toimib. Ma oma elust võin teile öelda. Kui ma ei kirjutaks seda, ma oleksin mures. Nii, optimism oli esimene. Nii, ma loodan, et sa oled juba põnev. Okei, ma proovin hakata optimistlikumaks. Ma hakkan siis tänu üles kirjutama, millest on tänulik. Okei, mis on teine asi? Teine loovus vajab keskkonda. Vaenulikus keskkonnas on väga raske olla loov. Nii et kui mina karjuksin sinu peale praegu, siis see ei aita sul loovamat läheneda. Isegi kui ma ütlen sulle, et anna mulle 5 väga head ideed, siis hääletoon on esimene, mis peatab loovmõtlemise. Nii et kui teie peale on karjutud lapsena ja öeldud, et sa pead midagi looma, siis see karjumine on esimene, siis sa vajad keskkonda. Loov keskkond ei ole vaikimisi nagu selline ilus, rahulik. Sa pead seda ise kaitsma, sa pead selle looma. Selleks on kalender meile. Ja kalendrisse tuleb panna üks väga selge auk. Siin ma tegelen millega? Ma tegelen seal loovusega, ma loon selle keskkonna iseendale. Mis mul selleks vaja? Mul on vaja selleks rahu, mul on vaikust. Mis sul veel vaja selleks on? Ehk siis selle keskkonna loomine. Mis sind inspireerib? Näiteks mina tean, et minu jaoks see keskkond, isegi kus ma loove protsessis olen, siis mul peab olema laud korras. Ilma naljata, ma ei saa teha teisiti tööd. Mõned asjad, mis mul veel peavad olema, aga ma pean selle ise looma. Teisisõnu, loovus on rohkem sinu iseenda, selle keskkonna loomine on sinu enda teha. Seda ei ole vaikimisi. Seda ei kingita sulle, seda ei anta sulle. Sa pead teatud mõttes võitlema selle iseendale välja. Nii et sul on vaja optimismi ja sul on vaja keskkonda selleks, et olla loov. Siis kolmandaks on sul vaja vabadust mõelda. Sul on vaja vabadust mõelda. Okay? Paldiski maanteel on väga suur hulk inimesi, kes vabalt mõtlevad seal aia taga. Mõtlevad täitsa vabalt. Ei ole mingit probleemi. Aga meie vabas keskkonnas või kus me teiega eksisteerime, mulle tundub, et kui me räägime sõnavabadusest, siis ennem sõnavabadusele on selline asi nagu jätkuvat vabadus mõelda. Loovus vajab seda, et su mõte saab lennata. Sul on vaja, et mõte saab lennata. Sa saad vabalt mõelda. Siin ei pruugi olla piirajaks mitte teine isik, vaid sa ise. No näiteks kas või see, et miks ma ei lase endal mõelda. Miks ma ei lase enda mõttel lennata? Tead, mul on raske minevik. Sa, Elari, ei tea, kust ma tulen. Sa ei tea, Elari, mis mu olukord on. See ei luba juba mõelda. Olete nõus? See kõik on tõsi. Ma saan aru sellest. See on tõsi. Siin ei ole üldse küsimust. Ma usun, et meie olukorrad võivad olla keerukamad ja vähem keerukamad. Ma saan sellest aru. Ma ei alahinda mitte kellegi olukorda. Aga kui sa tahad loovust pisutki hakata nägema, et ta liiguks kuskile, siis see nõuab vabadust mõelda. Ja siis sa pead hakkama vähendama vabandusi. Nad on kõik tõsised asjad, nad on kõik olulised, aga nad on suures osas takistuseks vabaduseks mõelda. Esimene asi, mida sa pead ise enda suhtes taastama või nägema, on see, et ma usaldan ise ennast. See on seotud tõsi suures osas identiteediga. On olemas selline asi väidetavalt identiteedikriis, mis ei tea või küsib, kes ma olen ja miks ma olen ja nii edasi, valdavalt, kes ma olen. Siin sa võid olla kes iganes. Kõige parem, kui sa oleks sa ise.
Aga usaldus on midagi ka sellist, mis on vaja meil ka teatud mõttes siis ka teiste inimeste vastu. Nii, mis sul veel vaja on? 5 on ideede aega. Sul on vaja aega luua ideid. Üldiselt kell 4 hommikul, kui uni läheb ära, siis on väga hea aeg ideid luua. Mina kirjutan tavaliselt pabereid täis oma ideid iga kord, kui ma öösel siis ärkan. Ma küll teen kõik selleks, et ma saaksin piisavalt magada, aga kuna mul on kodus ka üks väikene tegelane, siis tema teeb kõik selleks, et ma ei saaks magada. Ja siis ma pean kaitsma oma und ja minu abikaasa peab kaitsma und ja see kõik käib, kuidas kunagi. Okay. Et sul on vaja 5. ideede aega, sul on vaja aega ideede loomiseks. Loovus vajab seda, et selleks on eraldi book'itud aeg. Nii. Siis järgmiseks, mis sul vaja on. Loovus vajab mängulisust. Loovus vajab mängulisust ja loovus vajab huumorit. Okay. Võtke palun välja ära 2 asja, mängulisus ja huumor ja mis järgi jääb. Küünilisus ja sarkasm. Ja need on mõlemad 2 asja, mis tapavad inimlikkust. Okay? Seal, kus on sarkastilised märkused, seal, kus on küünilisus, seal ei ole huumorit ega mängulisust. Aga huumor vajab, loovus vajab mängulisust, seda lapselikku, seda, et okei, tead, mis teeksime. Sul on vaja mitte siis sellist isikute vahelist, vaid sul on vaja probleemi, mida sul on vaja lahendada. Mis see võib olla? See võib olla sissetulek. Okei, mis sul veel on vaja? Sul on võib-olla see, et sul ei meeldi midagi. Ma ei tea, su kogukonnas on mingisugune probleem või sul on sisemine konflikt, et appi, ma tahaks midagi ägedat luua. Ma tahaksin kirjutada oma raamatu. Sul on vaja konflikti. Loovus vajab seda, et sul oleks mingi konflikt. Mis sul veel vaja on? Sul on vaja ideed toetust. Sul on vaja kedagi, kes ka toetaks seda, mida sa teed. Ilma selleta on jälle väga keeruline. Sul on vaja kedagi, kes toetaks seda, mida sa teed. Siis vajab loovus riski võtmist. Jep, ilma ei saa. Loovus vajab seda, et sa võtad mõistliku riski. Okay. Üks asi, mida ma olen ettevõtlusest õppinud, on see, et üks müüt, mida on õpetatud, on see, et ettevõtjad võtavad suuri riske. Okay. See on müüt. Kõik edukad ettevõtjad võtavad mõõdukalt riske. See on esimene reegel. Sa ei tee all inni pokkerist laenatud väljendit, vaid sa riskid mõõdukalt. Adam Grant raamatus originaalid eesti keeles täitsa saadab, kuidas teisiti mõtlejad võidavad maailma. Ja kuidas ta siis ütles, et enamus edukaid ettevõtjaid olid maksimaalselt kaua tööl, palgatööl, kuni nad ehitasid oma asja seal kõrval. Sealt töölt ära siis ainult siis, kui see oma asi juba kandis. Et see mõõdukas riski võtmine on väga vajalik. Selline liigne enesekindlus alati tapab. Olete kuulnud sellisest tasakaaluliikurist nagu Segway? Okay? Mis asi on Segway? See on tasakaaluliiker. Segwayga juhtus selline paha lugu, et kunagi 90-ndatel selle asutaja, selle Segway esitlusel Lõuna-Californias, selle esitlusel sõitis kaljust alla surnuks. Sellepärast, et ta esitles neile oma tasakaaluliikurit, ütles, see pidurdab iga hinnaga või nagu ühesõnaga liigne enesekindlus, liigselt riskid ei ole ettevõtluses ja loovuse mõttes mõistlikud. Ja loovus tegelikult vajab seda nagu munad mitmesse korvi loogikat. Nii, mis veel? Ja kõige viimane, mida loovus vajab. Kui loovus, ma nimetan kiiresti, optimismi vajab, ta vajab keskkonda, mis toetab loovust, ta vajab vabadust mõelda ja vabadust öelda, ta vajab usaldust, ta vajab ideede aega, iseenda vastu muideks usaldust ja teiste vastu, ideede aega, konkreetset aja plokki, ta vajab mängulisust, huumorist, konflikti, toetust, riski ja ta vajab viivitust. Te teate seda viimase hetke viivitust, kui tuleb ära saata, ma ei tea, kas kodutöö või midagi ära teha. See viimase hetke pingutus, viivitus, see on nii ilus. See tekitab meil sees mingisuguse sellise enneolematult võimsa surve. Ja sa pead nagu tegutsema ja ta paneb su mitte ajukeemia ainult teistmoodi tööle, aga see loovus hakkab teistmoodi tööle. Räägitakse, et Martin Luther King, kui ta pidas oma kõne I have a dream, siis ta kirjutas selle kõne ümber viimane öö.
see kõne oli maha kriipsutatud niimoodi igast pidi, sest see pinge, selle viimase hetke pingutus oli midagi sellist, mis sundis teda siis seda kõnet selliselt viisil nagu looma. Teine, ma ei tea, teine teooria räägib sellest, et kuidas tal üldse see tekkis, I have a dream, oli sellest, et ta oli läinud üles siis sinna poodiumile ja siis keegi oli hüüdnud kõva häälega. Hey Martin, share us your dream. Ja siis ta ütles, I have a dream. No, erinevaid lugusid on sellest, aga see viivitust on vaja siis. Viivitus on loovuse juures jälle siis väga oluline, et me näeme seda, et kuidas seda praktiseerida. Seda saab praktiseerida niimoodi, et ma panin tähtaja ja ütlesin, et hei, 22. märts ma saan teiega siin kokku. Kui ma ei ole see tähtaega endale pannud, siis võib-olla, kui mul oleks vähegi seda survet, seda mitte teha, siis ma ei teegi. Ta vajab seda, et sa paned ennast teatud sellise surve alla ja see on mõõdukas. Okei, need olid need, mida loovus vajab. Need on loovuse eeldused ja need on midagi, mis ei teki su ellu niisama, vaid sa pead teadlikult nende lähenema. Okei, me rääkisime siiani praegu loovuse eeldusest, me rääkisime sellest, mida loovus vajab, struktuuri, süsteemi. Okei, ma räägin seda sissetuleku vaates samamoodi, et loovus on midagi, mida sa kasutad sissetuleku loomiseks. Aga loovuse vaenlane, number 1 vaenlane, kõige suurem vaenlane on hirm. Okei? Sellega samastuvad kõik, sa ütled selle peale, et jaa, et nii tore Elari, ma kujutan ette ühest ilusast alternatiivsest tulevikust, see on selline, ma käin seal tööl, ma räägin nende inimestega, ma teen seda ja siis lidagi järgmine hetk. Niikuinii see ei juhtu. Seda on liiga palju. Oi, ma ei tea. Äkki ei saa. Vaata, seesama hirm alahindab tegelikult kõike, mida sa teed. Absoluutselt kõike. Ükskõik, mida sa teed, hirm alahindab seda. Ta ütleb juba sellel hetkel, et kui nad teaks, kes ma päriselt olen. Okei, kui nad teaks, mida ma päriselt oskan. Ja juba ongi kadunud. Ja minu meelest me oleme ajastus, kus praegu me ei pea kelleltki luba küsima selle kohta, mida me teeme. Elari, aga kas ma võin koolitada? Kas ma võin luuletada? Jaa, okei, aga kas ma võin muusikat teha? Me vaatame, me oleme õpetatud teiega. Andke andeks, ma kasutan isegi sellist väljendust, ajupestud kuulekad tehase töötajad, kes käivad 9-5 süsteemi järgi sellepärast, et nii on kogu tehtud. Ja see hirm mitte luua, vaid teha, nii nagu öeldi, võtab ära igasuguse võimaluse tegelikult luua midagi, millel on päris väärtus või ka huvitavam väärtus või suurem väärtus inimestele. Vaadake, ma näen loovust veel sellises vaates, et loovus on üks kõige lahkemaid asju, mida inimene saab üldse teha. Sa võtad midagi, mis sulle on antud ja teed seda teiste jaoks. Hirm röövib selle sult, ütleb, et ma arvan, et sa pole ikka nii hea, ma arvan, et sa peaksid saama 2 kooliharidust. Andke andeks, kui mina ka täna, mitte andke andeks, ma ei palu mitte millegist andeks. Ma tahan öelda lihtsalt seda, et kui ma nagu ülikoolis praegu õpetan üliõpilasi, siis suur osa ülikoolis õppijaid on hirmu pärast seal. Aga mis siis, kui ma ei saa hakkama, mis siis, kui ma ei saa paberit? Nende isad ja emad on neile öelnud, et sa pead minema ülikooli, seepärast kui sa ei lähe ülikooli, siis sinust saab luuser ja sa lähed Lihulasse lapsehoidjaks või lasteaia kasvatajaks. Kellelegi lihtsalt öeldi, Lihula on väga fine place koht, aga kellelegi öeldi nii, et sa lähed Lihulasse lasteaia kasvatajaks, kui sa ei lähe ülikooli. Nii, ja siis nad on seal ülikoolis ja esimene asi, mida nad mult küsivad ülikoolis, esimeses sessioonil on see, kas ma saan järgi teha? What? Mida sa järgi tahad teha? Mida iganes. Sa kardad läbikukkumist juba absoluutselt, kus järgi saab teha. Ta on juba ette otsustanud. Nii et vaadake, kui me teiega täna räägime selle esimesel sessioonil millestki, alustasime sellisest asjast nagu unistamisest. Kaja ütles, ta ei osanud unistada isegi sellest. Väga kihvt, aga siis, kui sa paned veel oma unistuse tööle, hakkad mõtlema, mis võiks olla võimatut sissepoole vaates, siis ma tean, et tuleb vastu selline asi nagu hirm. Okei? Ta hakkab alahindama ja mida mina õpetan sulle, on see, et sa pead teadvustama ta olemasolu, aga sa pead õppima temaga tantsima. Nagu võrdne võrdsega, nii nagu Liia Lääts Sulev Lõmmikuga. Hirmul on 2 funktsiooni. A, kas ta paneb sind jooksma mingis suunas, mingit totakas suunas ja võtma kiiresti SMS laenu ja tegema mingisuguseid lollusi. Või teine, sa oled ühe koha peal paigal, mitte midagi ei tee, aga turvaline on. Sissetulek on olemas. Ma ei räägi seda, et sissetulekut ei peaks minema kohe, ma ei tea, hakkama ma mitte kunagi ei soovita inimestel, kellel ei ole eeldusi omale osaühingut registreerima.
aga ettevõtlikumaks hakkamine on kõigi ülesanne. Seal, kus sa parasjagu oled, seal, kus sa tegutsed. Ettevõtlik mõtlemine on erinev ettevõtlusest. Ettevõtlik inimene saab olla seal ettevõtlik, kus ta parasjagu on ja luua absoluutselt väga kihvte tulemusi ja väga ägedaid tulemusi. Nii et ma ei räägi sellest, et kõik peaks olema ettevõtjad. Kõik peaks olema ettevõtjad seal, kus nad parasjagu on, ehk ettevõtlikud. Okay. Nii, hirm võtab ära sult võimaluse, hirm röövib su võimaluse ja siis me muutume keskpärasteks. Me hakkame küsima luba, kelle käest, kelle iganes käest saaks luba küsida. On see siis, ma ei tea, lõpuks vallaametnik või on see lihtsalt keegi kohalik staar või suur staar. Kuule, kas mina võin ka laulda? Ma arvan, et sa võid laulda, aga luuletusi võib kirjutada. Need on üldiselt sul kehva. Come on, seda ma tahan öelda, et meie teiega ei pea mitte kelleltki luba küsima selleks, et oma loovust väljendada. Sedagi midagi, mis on teiste heaks. Mida ma webinaril ka välja tõin, on see, et loovus ei ole kõigi jaoks. See, mida me loome, ei ole kõigi jaoks. Ja sellega on raske leppida päris suure hulgal inimestest. Minu treening ei ole kõigi jaoks. Ma ei saa kõigi jaoks olla. See oleks isegi väga skisofreeniline. Nii. Loovuse vastand on hirm ja hirmuga tuleb tantsida. Teadvusta hirmu olemasolu ja pane hirm enda kasuks tööle. Okay? See on see natuke see viimase viivituse nagu võlu. Teate seda? See, kui sa mõtled, et okei, ma päris läbi kukkuda ka ei taha, ma pean natuke ette valmistama. Keerad selle sinna peale, nii et loovuse vastand on hirm tantsihirmuga. Võidab see, kes kõige rohkem läbi kukub. Võidab see, kes kogu aeg püsti tõuseb. See, kellel on mingigi unistus ja natukene kinnis idee selle osas. Okei, ma võin, ma suudan. Ehk siis, kes kõige rohkem läbi kukub, see võidab. Ma saan aru, et siin on väike sadomaso tekst või alamõte juba. Okei. Ma olen neid ameeriklasi näinud, kes saavad pigevalt pihta ja see nõutab püsti ja 10 pankrotti ja siis on kõik hästi. Tähendab, et siuke nagu läbivaevatud inimene tuleb sealt välja. Ma ei saa aru, kuidas saab õnnestuda ükskõik mis valdkonnas, kui sa ei ole valmis ebaõnnestuma. Ma ei saa aru, kuidas sa õpid jalgrattaga sõitma, kui sa ei kuku. Ma ei saa aru, kuidas sa jooksed, kui sa ei ole valmis väsima. Ma ei saa aru, kuidas sa lähed maratonile ja sa ei ole nõus väsima. See käib selle juurde. Ma olen teinud oma elus 3 rulluisu maratoni. Esimene kord surin ära, teine kord surin ära, 3. kord väga ei surnud enam. Ma läksin muidugi rulluisu maratonile ilma ettevalmistuseta ja see ei olnud väga hea mõte. Võidab see, kes kõige rohkem läbi kukub. Läbikukkumine on õnnestumise astmelaud. Aga me ei tee ennast haavatavaks ja me ei kuku läbi täielikult. Me ei tee ennast haavatavaks kõigile ja me ei kuku läbi täielikult, sest sa riskid mõõdukalt. Kui me teiega alustasime täna sellest, et loovuse aluseks on avatus ja sinna on vaja suur hulk usaldust. Ma saan sellest aru, seal on vaja päris palju muid asju ka. Me suudame teiega ette kujutada alternatiivset tulevikku, midagi, mis võiks olla ja nüüd me jõuame sinna, nii et me hakkame rääkima hirmust. Mulle meeldib mõelda niimoodi, et ideed on valmis, kõik ideed on valmis, inimesed ei ole valmis. Ideed on isegi süsteemi mõttes absoluutselt viimistletud. Nad on loodud nii, et neis on kõik täiuslik olemas. Aga ainus, kes peab valmis saama, on inimene selle idee suhtes. Ja võt seal ei saa kiirustada. Seal ei ole shortcut ega lühikesi ideid. Nii et kui sa unistad millestki ägedast, siis unistus on valmis, sina pole. Selleks tuleb siis aega võtta. Tahan ära rääkida ka selle, et mis on loovuse pidurid. See keskkonna rääkisime, hirm röövib sult võimaluse. Nüüd ma räägin veel siia lõppu, tänase sessiooni lõppu piduritest. Nii, mis on need pidurid? Esimene pidur, et sa saaksid üldse loovalt hakata väljendama ennast, on sinu kehv minapilt. Kuidas sa endast räägid? Okay? Ma ei räägi isekast, tere, mina olen Elari ja ma olen kõige ilusam. Okay? Jah, tore, palju õnne. Vaid see, kuidas ma ise endasse suhtun. Millise hoiaku? Kuidas sa endast räägid? Sul on väga raske olla loov, lahke, saate aru, lahke, küpsetada kõige ägedamaid kooke, teha kõige ägedamaid luuletusi, olla hästi julge kirjutaja, muusikas, milles iganes. Kui sa ei ole lahke, kehv minapilt ei luba. Sa räägid endast ja kuidas ma räägin endast. Aga ma alustaks kas või sellest, et kirjutaks üles ühe loo, kuidas ma endast räägin, kes ma olen ja vaata, mis sealt tuleb. Kirjuta enda kohta. Tere, mina olen Elari.
ja siis kirjuta, vaata, mis see lugu tuleb. Ma teeks enda minapildiga kindlasti tööd. Üks asi, mis on minapilti muudab väga-väga drastiliselt, on see, mida sa teed. Meie minapilt ja meie tegevused käivad käsikäes. See, mida sa endast mõtled ja see, mida sa teed, on sama. Need ei ole erinevad. Järelikult sa ei hakka mõtlema mitte mõtteid muutma, mida tavaliselt ütlevad psühholoogid. See on väga raske mõtteid muuta. Kui keeruline. Olete samal lainel. Muuta oma mõttemustreid, see on põhimõtteliselt nagu, okei. Siin on erinevaid koolkondi, ma annan aru, aga ma olen tajunud, et üks asi muudab kõige rohkem minapilti. Teate, mis see on või? Kui te muudate tegevust. Võtame siis niimoodi. Sa ütled, et ma olen laisk, lohakas ja lohe. Okay? Hakka voodit ära tegema iga päev, vaata, mis juhtuma hakkab. Ühel hetkel sa ei ütle enda kohta enam laisk, lohakas ja lohe, sellepärast sa ütled, tead, mul on nii ilus voodi, iga hommik ilusti ära tehtud. Teisisõnu, muuda tegu, muudad mõtte, saad selleks, mida teed. Kordan seda, muuda oma tegu ja saad selleks, mida teed. Ja siis muutub ka mõte. Täiesti imeline. Teine asi, mis loovust pidurdab, on hirm teha vigu. Nii, selles ma ei hakka käsi paluma tõsta, sellepärast enamus tõstab käed üles. Mina kardan vigu, sest meid on õpetatud perfektsionistideks ja mõni lausa ütleb, tere, mina olen Elari, mina olen perfektsionist. Mul on üks sõber, kes on uhke selle üle ja see on kohutav. See piirab kogu ta elu. Sest ainus probleem on see, et sina oma perfektsionismis oled suure tõenäosusega keskpärane võrreldes kellegi teisega. Ehk siis hirm teha vigu, ma ei mõtle sellepärast, et lohakusest, vaid sellepärast, et mitte olla lahke, selleks, et kasutada oma andeid. See ei aita sind. Ehk siis ebaõnnestumine on loovuse pidur. Sa peaks olema valmis ebaõnnestuma. Nii et kui sa oled valmis olema loovam ja avatum, siis sa pead olema valmis ka tegema vigu. Ja see on nii raske meile, kes on ajupestud tehase töötajad. Nii, kolmandaks on meil hirm saada kriitikat. Aga mis nad mulle ütlevad? Aga äkki neile ei meeldi mu luule? Äkki neile ei meeldi mu muusika? Äkki neile ei meeldi see, äkki meeldi see, äkki meeldi see? Kriitikaga on väga lihtne. Ma annan siia ainult ühe skripti, mis on mind aidanud, on kriitikat tuleks nii vähe kui võimalik kuulda võtta, sest seda on lihtne teha. Keegi, kes kritiseerib ükskõik mida, ei pea olema, ta ei pea isegi sind tundma. Ta võib sind kritiseerida täiesti lihtsalt pildi järgi. Teisisõnu, kriitikat peaksime kuulda võtma nendelt inimestest, kes meist hoolivad ja kellest meie hoolime. Kriitikaga on nii, et kriitikat tuleks nii vähe kui võimalik kuulata, sest seda on liiga lihtne teha. Aga, et me ei läheks peitu selle taha, et nüüd kõik ütlevad sulle nunnu, siis selleks tuleb sul võtta kriitikat nendelt inimestelt, kes sust hoolivad. Ja ma usun, et meie kõigi ümber on need inimesed, kes meist hoolivad. Ja ma küsin siis nii, kas te teate mõnda inimest, kelle kriitika sinu suhtes või selle suhtes, mida sa teed, on valus, aga see on väga hea? No ta on hea tahtlik, aga see on niisugune... Palun, leidke need inimesed ülesse. Ja te hakkate saama, ja sellepärast ma olen natuke mures tänapäeva noorte ühiskonna või üldse selle avatuse pärast, et inimesed panevad ennast igale poole ülesse, teevad ennast hästi haavatavaks ja siis need tambitakse maha. Nii et mina näiteks ei läheks väga kiiresti, ma ei tea, Eesti otsib superstari saatesse. Puhtalt juba sellepärast, et see enda haavatavaks tegemine valel ajal, vales kohas, valed inimestele võib võtta sinu loovuse ja asendada kibestumise, hirmu ja ma ei tea millega veel. Nii et saada kriitikat. Neljandaks, kaotada oma reputatsioon. Me ei taha teiega loovad olla sellepärast, et kõik teavad meid kuidagi. Sa ütled, aga inimesed tunnevad mind niimoodi. Ja siis ma ei saa loov olla, sellepärast, et muidu ma olen praegu olnud selline. See on päris asi. Reputatsioon on küll päris asi, aga ta ei lase siis loov olla sul. Ja viimane, miks inimesed loovad ei ole, on sellepärast, et neil on hirm kaotada raha. Mõtle, kui ma kaotan raha. Ja ma tahan siia lõppu öelda seda, et kui sa oled loov või ütleme, kui sa otsustad olla loov, siis sa otsustad olla lahke. Ja inimestele tegelikult meeldivad lahked inimesed. On nii. Keegi, kes on avatud käega, vaata, ma käin niimoodi ringi, mu käed on avatud. Ja sellepärast ma ütleksin nii, et kui sa otsustad olla lahke, siis raha on küll viimane asi, mille pärast sa pead muretsema. Aga raha tuleb õppida tegema.
Raha ei võeta, raha tehakse. Ma võtan hästi kiiresti kokku, mis ma rääkisin. Ma alustasin sealt, et unistamine on tähtsam kui su teadmised ja kui sa täna mõtled milleski, mida sa tahad teha, aga sa ei tea, siis alusta unistamisest. Suur unistus, suured asjad, väike unistus, mitte midagi. Palju tahad, vähe tahad, üldse ei saa, absoluutselt kehtib siin. Tahate suuri asju, siis pead hakkama suurelt unistama. Okay? Teine asi, kuhu ma tulin, oli see, et loovusel on eeldused ja need eeldused ei tule vaikimisi, need tuleb luua. Ja siis ma rääkisin sellest, et hirm röövib sinu ilusa homse ära. Aga sa pead õppima temaga tantsima. Ära ta ei lähe. Te võite öelda, et hirm läks minema. Hirm ei ole kuskil läinud. Vahetult enne teiega rääkimast hakkas ta vaikselt minule ka siin tööle. Ma olen õppinud teda suunama kuhugile, kui taaniputt. Ja lõpuks ma lõpetasin sellega, et lisaks hirmule, ebaõnnestumisele, kõigile siin on oma pidurid ja ma olen teadlik nendest piduritest. Ja pidurid on väga head asjad, aga mitte siis, kui on vaja sõita, siis, kui on vaja loov olla. Aine?